Tervitused sügiseselt Saaremaalt. Ma ei mõistnud algul, miks mitu mu sõpra ühel hetkel hakkasid küsima, et kas mul on maja ikka soe. Kuni mulle jõudis kohale, et nad mõtlevad mu riietust. Ma olen nii paksult riides. Ma ei ole hetkel meie 100-aastase talumaja eluruumides. Ma olen rehe all, mida ei köeta. Mu selja taga on alles veel lehmakeste kunagised latrid. Isegi lehmade nimesildid on veel alles. Me kasutame seda ala tööriistade ja hoidiste hoidmiseks ja ka köögi jätkuna. Suvel on siin kuuma ilmaga kena jahe olla. Kuid praegu siin on küll soojem kui õues, kuid kuna uksed on siiski mul päeval lahti, siis on siin päris jahe ja seetõttu on mul ka rohkem riided seljas. Aga mulle lihtsalt meeldib siin ka sügisel veidi olla, nii et selline lugu siis. Aga ma soovin täna alustada ühe imelise tunnistusega Jumala ülevoolavast armastusest. Me eelmine palvekoosolek hakkas ikka nii nagu tavaliselt. Kogunesime Zoomi ja üks meie hulgast jagas õpetust. Seekord oli õpetuse jagamine aga väga vaevaline. Pidime vahepeal lausa palvepausi tegema, et jagaja suudaks edasi minna. Mul oli täitsa kahju temast, sest on alati suutnud kenasti jagada, kuid sel korral selline takerdumine. Lõpuks sai üks meist pihta ja ütles, kuule, muuda suunda. Ära ürita jagada seda, mille sa oled ette valmistanud, vaid jaga seda, mis sul hetkel südamest välja voolab. Niisiis me muutsime suunda. Pikk lugu lühikeseks. Jumal tegi midagi sellist, mida me polnud enne kogenud. Jumal tuli sisse ning võttis üle. Ta tuli ja teenis meie kaudu ühte meie hulgast. Nagu selle õhtu jagaja hiljem ütles, et nüüd ta mõistab, kuidas Jeesus jätab maha 99 ja tuleb selle ühe järgi. Ehk siis ta võtab need 99 ja teenib nende kaudu seda ühte. See on, mida Jumal sel õhtul tegi. Me ei olnud midagi omavahel kokku leppinud. Enamik meist ei teadnud selle inimese tegelikku olukorda, keda Jeesus meie kaudu teenis. Kuid kõik liikusid püha vaimu poolt juhituna just nii, et teenisime üheskoos seda ühte. Me tavaline palveaeg oli juba läbi, kuid mitte keegi ei lahkunud. Keegi ei öelnud, et kuulge, õhtu on juba pikaks veninud, homme on tööpäev, lähme laiali. Kõik olid vaikselt ning lubasid ühel meie hulgast korraga seda ühte teenida, keda Jumal soovis teenida. Kuni me tundsime, et nii, nüüd on tehtud, nüüd võime laiali minna. Ega ma tegelikult sel hetkel ka veel ei mõistnud, mida Jumal tegelikult tegi. Vähehaaval üksteisega jagades ning selle ühe, keda me kõik teenisime, tema tunnistusi kuuldes, hakkas kohale jõudma Jumala armastuse meeletu suurus. Ta tahtis tõestada oma armastust sellele, kelle isa ei ole osanud olla hea isa, kelle abikaasa oli ta sõna otseses mõttes ära lõhkunud ja kelle pastor ei ole osanud hoolida. Ta olukorrad olid niivõrd keerulised ja ta oli üritanud pikka aega olla tugev ja võidelda. Ta maine isa on nõudlik ja selline pilt oli talle ka taevasest isast silme ette maalitud. Ta peab olema tubli, ta peab võitlema enda ja oma laste eest. Kuni taevane isa ühel hetkel, kui tema enda jõud oli raugenud ja ta oli alla andmas, siis tuli taevane isa ja näitas talle seda, kes tema tõeliselt on. Kui palju on selles maailmas isata orbusid? Me üritame hakkama saada, me üritame tublid olla. Me tahame ju nii väga oma taevasele isale head lapsed olla ja see on hea ja see on loomulik. Kuid alateadvuses me ei usu, et me oleme armastatud. Me ei usu, et isa tõesti on hea. Me ei usu, et ta tõesti võitleb meie võitlused meie eest, kui meie tagasi astume. Mõned kuud tagasi hakkas isa mulle uuesti õpetama tema vaikset ootamist. Selle asemel, et tegutseda ja tubli olla,
ja ta ütles mulle, ma loen selle piibli laiendatud tõlkest laul 46:10. Lase lahti ja ole tasa ja tea, tunne ära ja mõista, et mina olen Jumal. Ma olen kõrgeks tõstetud rahvaste seas. Ma olen kõrgeks tõstetud maa peal. Algul ja Jumal õpetas mind ootama ennast, olema tasa ta ees ja lihtsalt ootama. Ja samas algul, kui me otsustame istuda vaikuses isa ees, siis hakkavad välja voolama kõiksugused asjad, mida me tegutsemise sees tähele ei pane. Mõnes mõttes on tegutsemine kui põgenemine. Põgenemine oma valude, haavade, hirmude eest. Vaikus on hirmus, sest siis hakkab kõik see alla surutud valu ja emotsioonid esile tungima, asjad, millega me silmitsi seista ei tahaks. Ja laul 37:7 piibli laiendatud tõlkest ütleb, ole vait ja puhka isandas. Oota teda ja toetu kannatlikult temale. Ära muretse selle pärast, kes rikastub oma teel, ega mehe pärast, kes paneb toime kurjad teod. Jesaja 30:15 piibli laiendatud tõlkes on arvatavasti üks mu kõige lemmikumaid kirjakohti üldse piiblis. Ja ta ütleb, sest nõnda ütleb Isand Jumal, Iisraeli püha, minu juurde tagasi pöördudes ja minus puhates te pääseksite. Vaikuses ja usaldavas kindluses on teie tugevus. Ma loen selle uuesti, sest nõnda ütleb Isand Jumal, Iisraeli püha, minu juurde tagasi pöördudes ja minus puhates te pääseksite. Vaikuses ja usaldavas kindluses on teie tugevus. Me kõik teame peast Jeremiia 29:11, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Imeline tõotus. Kui palju ma seda tsiteerinud olen, kui palju olen seda palvetanud. Ja samas olen ma alati mõelnud, et huvitav, miks sellest edasi ei minda, sest see, mida Jumal edasi ütleb, on minu meelest võtmetähendusega. Ja salmid 12 ja 13 ütlevad, siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind. Ja mina kuulen teid ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Jumal ütleb meile siin, et me leiame tema, kui me otsime teda kogu oma südamega. Mida tähendab otsida Jumalat kogu oma südamega? Kas Jumal mitte ise ei ütle meile, et inimese süda on kõige petlikum üldse? Ja kui inimese süda on nii petlik, siis miks ütleb Jumal meile, et me leiame tema, kui otsime teda kogu oma südamega? Mida see tegelikult tähendab? Jumal küsis minult aastaid tagasi, kas ma olen valmis minema temaga sügavamale. Ma mäletan, et kui ta seda minult küsis, siis tundus see mulle hirmutavana, sest sel ajal ei rääkinud mitte keegi sellest, et me peaksime minema sügavamale Jumalaga. Mul oli selline tunne, et kus see sügavam paik on. Äkki ma eksin hoopis ära, kui me hakkame minema kuhugile sügavamale. See hirmutas mind, kuid samas ma teadsin väga hästi, et ma ei hakka Jumalale ei ütlema. Ütlesin jah, ma tulen sügavamale, aga sina pead hoolitsema selle eest, et mina ära ei eksi. Siis Jumal näitas mulle seda, mida tähendab minna sügavamale tema südamesse. Ta ütles, et kui mina tahan minna sügavamale tema südamesse, siis tuleb mul minna sügavamale oma enda südamesse. Okei, mida see tähendab? See tähendab seda, et ma võtan Jumalal piltlikult kõvasti käest kinni ja luban temal hakata oma südant avama
ja sealt esile tooma asju, millega mina silmitsi seista ei soovi, asju, mida ma enam ammu ei mäleta, asju, mis on haavanud mind lapsepõlves või isegi ema ihus olles, sest ainus viis minna sügavamale Jumala südamesse on minna ühes temaga sügavamale omaenda südamesse. Selle teekonna algus ehk kõige olulisem osa on mul kirjas raamatus Teekond isa südamesse, sisemise tervenemise radadel ühes püha vaimuga, mida on veel viimased raamatud alles TV7 internetipoes. Kui sul on see raamat olemas ja selle soetades lugesid sa selle korraga läbi ilma eriliselt süvenemata või seal kirjas olevaid harjutusi läbi tegemata, siis palu, et isa näitaks sulle, kas sul oleks vaja minna tagasi ja mõne osa sellest raamatust uuesti läbi lugeda, et ta saaks sulle näidata asju, mille jaoks sa varem ühes temaga aega ei võtnud või siis polnud sa veel valmis selleks, mida ta sulle nüüd näidata soovib. Miks on äärmiselt oluline minna samm-sammult ühest taevase isaga läbi sellest protsessist? Sest me loeme Jeremiia 29. peatükis ja 14. salmis. Ma lasen teil mind leida, ütleb issand, ja ma pööran teie vangipõlve. Ma pööran teie vangipõlve. Minu meelest on see Jeremiia 29. peatüki üks kõige võimsamaid tõotusi. Kui me otsime Jumalat kogu oma südamega või kõigest oma südamest, siis lubab Jumal ennast leida ja ta vabastab meid vangistusest. Kui me lubame Jumalal hakata oma südamest esile tooma asju, mis on valusad, siis hakkab Jumal meid samm-sammult viima välja vanglatest, kuhu saatan on saanud püüda meie hinge osad. Kui me ei võta aega, et olla isa ees täiesti vait, siis võime minna läbi kogu oma elu väliselt küll toimides, kuid seesmiselt surres iga päevaga, mõistmata, miks meil puudub rõõm, mille isa on meile tõotanud. Kuid me ei saa olla rõõmsad, kui me hinge osad on pimeduse vallas vangistuses. Meil tuleb neid sealt ühes isaga välja tooma hakata. Miks on tänapäeva kogudus nii katki? Miks me pole võidukad, kui me oleme kõik väelise kuninga lapsed? Sest me elud on selliselt korraldatud, meil on kogu aeg midagi teha, sest siis ei tule meil vaikseks jääda ega tunda ega seista silmitsi nende emotsioonidega, mis me südamest esile kerkivad. Milleks on vajadus üha põnevamate lõbustuste ja võimsamate kogemuste järele aasta-aastalt kasvanud, sest inimesed vajavad põgeneda oma sisemise valu eest. Nad vajavad midagi, mis tuimestaks nende sisemist valu. Ja siis me vaatame neid naeratavaid nägusid Instagrami, Facebooki, YouTube'i, TikToki lehtedelt ja videodest ja jääb mulje, nagu inimesed oleksid kõik nii õnnelikud. Kuid kas see nii ka tegelikkuses on? Vaadates neid fotosid ja videosid jääb mulje, et mul on midagi puudu. Mina ei naerata võib-olla seismiselt nii, nagu nemad naeratavad, järelikult on minul midagi puudu. Ja siis me kibestume Jumala peale, et miks temal on, aga minul pole. See on nii peenelt korraldatud nõiaring selleks, et me ei tegeleks asjadega, mis tõeliselt meie elu muuta saavad. Jesaja 30 kõneleb sellest. Jumal kutsub oma lapsi tulema tema südame juurde ning teda ootama, tõotades, et selles on nende pääste. Kuid ta lapsed keeravad talle selja ja ütlevad, anna andeks, kuid mul on nii palju teha, mul on nii kiire elu, ma tahan ka seda, mis teisel on, mul tuleb rohkem töötada. Jumal ütleb neile, mis nendega juhtub. Aga kas nad kuulavad, kas meie kuulame? Ja see on Jesaja 30. peatüki alades 15. salmist ja ma loen piibli laiendatud tõlkest, sest see on lihtsalt nii võimas. Sest nõnda ütleb isand Jumal, Iisraeli püha, minu juurde tagasi pöördudes ja minus puhates
teid päästetakse. Vaikuses ja usaldavas kindluses on teie tugevus, aga te ei kuula ja te ütlesite ei, me kiirendame omaenda teed mööda hobustel, seetõttu kihutate vaenlaste eest põgenedes. Te ütlesite, me sõidame kiirete ratsudega, tehes asju oma viisil. Seepärast on need, kes teid taga ajavad, kiired, nii kiired, et 1000 teist põgeneb ühe ähvardusel. 5 ähvardusel põgenete, kuni jääte nagu majakas või lipumast mäe tippu ja nagu märguanne mäele. Me näeme siin, et Jumal sõna otseses mõttes palub meid, kas me oleme valmis minema temaga sügavale või peab juhtuma midagi hullu selleks, et me võtaksime teda kuulda. Vaenlane ei maga. Me kõigi hingeosad on mingil määral vangistuses ja meil tuleb need kätte saada. Sa võid mõelda, et see tundub kõik nii keeruline või et sa ei kujuta ette, kust veel sellesse isegi tihedasse päeva aega juurde leida, et hakata veel kuhugile sügavale Jumalaga minema. Aga kui sina ütled talle jah, siis tema ise korraldab selle, et sul on see aeg iga päev, et olla vaikselt tema ees ning valada välja kõik selle, mis hakkab esile kerkima. Ja tema on see, kes hoolitseb selle eest, et kõik muud vajalikud asjad saavad samuti tehtud. See on üleloomulik, kuidas Jumal paljundab meie aja, kui me kuuletume temale. Ja ma soovitan ka üles kirjutada asju, mis selle vaikuse aja sees esile kerkivad, sest sealt hakkavad välja kooruma ka suguvõsa patud, mis on vaimse DNA kaudu põlvest põlve edasi antud. Need patud tuleb paluda andeks mitte vaid enda elus, vaid 4. põlveni välja ja paluda, et Jumal tõmbaks need suguvõsa patu juured me südamest, vaimust ja hingest igaveseks välja. Ainult selliselt saab patuga tegeleda nii, et see saab välja juuritud ning seda ei kitkuta ainult välja umbrohu pealseid, aga juured jäävad ikka sisse ja hakkavad ühel hetkel jälle tootma samu pealseid. Ja see juhtub siis, kui me palume andeks selle mingi patu, mis on tegelikult meile tulnud suguvõsas nagu vaimse DNA-na edasi antud. Kui me palvetame selle andeks ainult iseenda elus, siis jäävad juured alati sisse. Meil tuleb paluda see andeks 4. põlveni välja ja paluda, et Jumal tõmbab need juured me eludest igaveseks välja. Ja me saame paluda nii nagu Taavet, mees Jumala südame järele, kes palus laulus 142 ja 7 ingliskeelses piiblis, see on Salm 8 eestikeelses piiblis, mis ütleb, too mu elu vanglast välja, et ma saaksin tunnistada, kiita ja tänada sinu nime. Taavet mõistis, et vaenlane on tema hinge osad vangistusse püüdnud ja see on põhjus, miks ta ei ole võimeline Jumalat ülistama ja kiitma ja tänada. Rõõm oli kadunud. King James tõlge ütleb, too mu hing vanglast välja, et ma saaksin kiita sinu nime. Taavet mõistis, et vaenlane on tema hinge osad vangistusse püüdnud ja see on muutud väga raskeks Jumala kiitmise ja tänamise. See oli röövinud ta rõõmu. Me tuleme sellesse maailma Jumala juurest. Me hinge loomulik elupaik on Jumala juures. Kuid siis hakkab vaenlane me hinge osi vangistusse püüdma. Ta teeb seda kõikvõimalike traumade kaudu. Me oleme rääkinud sellest, kuidas nii taevane kuningriik kui põrgu vald toimivad siin ja praegu ühes ja samas keskkonnas üheaegselt. Vaenlane üritab kõigi inimeste hinge osi vangistusse püüda, et neid siis põrgu vallast juhtima ja suunama ja piinama hakata. Kristlaste hinge osad on peale päästele tulemist osaliselt taevases kuningriigis ja osaliselt põrgu vallas vangistuses, sest päästele tulles me vahetasime küll kuningriiki ja isandat,
kuid me hingeosad, mis olid maailmas elades vangistuses, on ikka seal edasi. Päästele tulles tuleb meil hakata ühes Jumalaga ka oma hingeosi vangistusest välja tooma. Me ei saa hetkega täiuslikuks, kui me saame päästetud. Seda on küll õpetatud, kuid piibel sellega ei nõustu. Ja kui vaatame koguduse olukorda, siis on väga selge, et me elud ei saanud päästele tulles hetkega korda pandud. Piibli kirjutajad mõistsid seda, sest nad kirjutavad sellest. Taavet mõistis seda. Me teeme seda koos Jumalaga ja vaid tema püha vaimu juhtimisel. Jumal saab hakata seda tööd tegema siis, kui me võtame järjepidevalt aja olla tema ees vait ning paludes, et ta tõstab esile selle, millega ta soovib me eludes tegeleda. On kindlasti päevi, kui sa oled vait tema ees ja mitte midagi ei kerkigi esile, jääd isegi magama. Ma olen mitmel korral magama jäänud ja see on okei. Ma võtsin aja olla vait tema ees ja kuulata. Vahel lihtsalt leban põrandal ja ei kuulegi mitte midagi ja mitte midagi ei kerki minu seest ka esile, et üle anda. Siis nii ongi. Jumal on selle vaikse aja isand ja mitte mina. Tema otsustab, kuidas ta suunab seda aega. Ta ootab, et näha, kas me oleme ustavad ka siis, kui nädal aega järjest mitte midagi ei kuule, kuid siiski võtame selle aja, et olla vait tema ees ja oodata teda. Tema juhib meid. Tema teeb oma tööd meie sees ikka. Ka siis, kui me mitte midagi ei kuule ega tunne. Ja siis ühel hetkel hakkavad voolama ilmutused ja tuleb selgus ja tuleb vabanemine, sest me oleme olnud ustavad ja me oleme võtnud selle aja tema jaoks. Nii nagu Jeesaja 30:15 ütleb, et meie pääste on Jumala ootamises igas olukorras. Me võime näiteks saada haavatud kellegi poolt päeva jooksul ja üritada sellele mitte mõelda, sest järgmised asjad vajavad tegemist ja inimesed vajavad teenimist ja nii edasi. Õhtul läheme magama ja oleme selle haavamise pea unustanud, kuid vaenlane ei ole. Ta tuleb sisse iga trauma, iga haava kaudu ja viib killukese meie hingest jälle vangistusse. Järgmisel päeval ärkame kuidagi kurvemana, kuid kuna isanda rõõm on meie tugevus, siis kordame seda endale üha uuesti ja uuesti päeva jooksul ja punnime edasi. Sellised väikesed asjad aga kuhjuvad. Killukese haaval viiakse me hingeosad vangistusse. Taevaisa kutsub meid hellalt ja vaikselt, et me tuleks osadusse ning valaks oma südamevalud tema ees välja. Sest see viimane haav on alles nii värske, et kui selle haava praegu kohe Jumalale üle anda, siis vaenlane ei saa seda vangistada. Me kõik teame, mida ütleb Jakobuse 4:6. Nii et alluge Jumalale, seiske kuradile vastu, seiske kindlalt tema vastu ja ta põgeneb teie eest. Ma mäletan nii hästi seda, kuidas ma ühel hetkel nägin selle salmi esimest poolt. Teine pool oli mulle väga selge, seisa kuradile vastu. Kuid ma nagu polekski seda esimest poolt näinud, vaatamata sellele, et ma tsiteerisin seda. Meil tuleb igas olukorras kõigepealt Jumalale alistuda ning alles seejärel, kui tema on meid tugevdanud selles kohas, kus me oleme, siis seista vastu kuradile tema väes. Ülemlaul ütleb, et need on just need väikesed rebased, kes rikuvad viinamägesid. Mitte ükski asi ei ole liialt väike, et seda Jumala ette tuua. Meil tuleb õppida temaga pidevat koostööd tegema päeva jooksul. Me õpime seda sellest, kui võtame iga päev selle vaikse aja, et teda oodata. Et kui ta soovib kõneleda, siis tal on see võimalus. Me ei ole pidevas tegevuses. Me võime selle vaiksel ajal võtta ja mõtiskleda nende kirjakohtade üle, mis ma alguses välja tõin ja ma loen nad uuesti ette. Laul 46:10. Lase lahti, ole tasa ja tea, tunne ära ja mõista, et mina olen Jumal.
ma olen kõrgeks tõstetud rahvaste seas, ma olen kõrgeks tõstetud maa peal. Laul 37:7. Ole vait ja puhka isandas, oota teda ja toetu kannatlikult temale. Ära muretse selle pärast, kes rikastub oma teel, ega mehe pärast, kes paneb toime kurjad teod. Jesaja 30:15. Sest nõnda ütleb Isand Jumal, Iisraeli püha, minu juurde tagasi pöördudes ja minus puhates te pääseksite. Vaikuses ja usaldavas kindluses on teie tugevus. Meie pääste on igas olukorras Jumala ootamises. Ma loodan, et see õnnistas sind ja kinnitas sulle ka seda, kui tohutult Jumal sind armastab. Ole õnnistatud ja julgustatud. Amen. Asju, mida ma enam ammu ei mäleta,